Objektiivi raadio. Tervist! Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Internetisilla teises otsas on, nagu ikka, mikrofoni juures vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus! Tere, head kuulajad! Tänases saates jätkame süvariigi prokuratuuri ja kapo temaatikaga, vaadeldes seda probleemistikku seekord Kersti Krachti kriminaalasja valguses ja selle kohtuotsuse valguses, mis nüüd Tallinna ringkonnakohtust välja tuli. Tallinna ringkonnakohus nimelt tühistas Harju maakohtu otsuse, mis mõistis rahandusministri endise nõuniku Krachti süüdi toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses ning ühtlasi nõustus Harju maakohtu otsusega mõistes Kersti Krachti kõikides korruptsioonisüüdistustes õigeks. Mis selles juhtumis on eriti märkimisväärne on see, et ringkonnakohus andis prokuratuurile hävitava ja põhjalaskva hinnangu. Järeldused, mida prokuratuur tegi, olid kohtu hinnangul meelevaldsed, oletuslikud, otsitud ja palju sõnalised, rääkimata sellest, et need olid põhjendamata loomulikult. No Krachti kaasus on ju oluline eelkõige selle tõttu, et mäletavasti viis kapo ja prokuratuuri algatatud protsess 2021. aasta jaanuaris Ratase valitsuse kukkumiseni. Ja nüüd võime siis ütelda, et prokuratuur ei ole selles protsessis oma seisukohtade esitamisel lähtunud eelkõige mitte konkreetsetest tõenditest, vaid kasutanud neid sellise lihtsustatud ja pinnapealse väljamõeldud loo toetamiseks, millel olid ka väga selged poliitilised järelmid, mille tulemusena üks konkreetne valitsus, Ratase teine valitsus, kukkus. Seda temaatikat on nüüd kommenteerinud ka riigiprokurör Taavi Pern, kes on öelnud, et ei olegi võimalik prokuratuuril üldse põhimõtteliselt poliitikasse sekkuda ja tema väljaütlemisi siin saates loomulikult käsitleme ja kommenteerime samuti. Aga kui nüüd rääkida prokuratuurist ja kapost, siis viimasel ajal on neid tuliseid süsi prokuratuuri tegevuse osas prokuratuuri peade kohale päris ohtralt kuhjunud ning seda Damoklese mõõka, mis seal samuti on olnud nende peade kohal, on teritatud iga kaasusega üha teravamaks. Nii et prokuratuuri tegevusele tuleb tähelepanu osutada ja ka Kersti Krachti advokaat Oliver Nääs oli oma väljaütlemises äärmiselt kriitiline prokuratuuri osas, eelkõige tuginedes siis Tallinna ringkonnakohtu otsusele, mis samuti prokuratuuri tegevuse sellisena täiesti põhja laskis. Ühte võib ütelda ilmselt seda, et tuli positiivse üllatusena selline Tallinna ringkonnakohtu otsus. Et kui siin on räägitud ka sellest, et kõik kohtud on täiesti siin vabariigis kuidagi poliitilise, kuidas öelda, siis dominantsi all, siis vähemalt nüüd see otsus taastas mingilgi tasandil võib-olla usalduse Eesti kohtusüsteemi või kuidas? Ma julgeks öelda, et ta nüüd taastas usalduse, et see on natukene pretensioonikas hinnang, aga kahtlemata tuleb sellist kohtuotsust tervitada, sest nüüd on siis kohus mustvalgelt toonud välja need probleemid, millest inimesed on juba ammu rääkinud, millest ka meie oleme oma saadetes korduvalt rääkinud. Et tegelikult prokuratuur ja muud uurimispädevust omavad organid Eesti Vabariigis tegutsevad pehmelt öeldes äärmiselt küsitavalt. Et kui nüüd tsiteerida Kersti Krachti kaitsnud vandeadvokaati Oliver Nääsi, mul on see tsitaat siin ees, ta ütleb, et prokuratuur on täiesti teadlikult ignoreerinud Kersti Krachti ja teisi süüdistatavaid, õigustavaid tõendeid ning loonud süüdistuse narratiivi tuginedes pelgalt oletustele ja mitte tõenditele. Kui nüüd
mõelda nende sõnade üle, et prokuratuur on täiesti teadlikult ignoreerinud neid tõendeid, mis süüdistatavatele õigust annavad, neid heas valguses näitavad ja on loonud narratiivi, siis tegelikult me räägime siin kontrolli alt väljunud süvariigist. Süvariigist, millest ju teatud poliitilised jõud, konservatiivid, on ju aastaid ja aastaid rääkinud, 10 aastat nüüd vähemalt, et me ei räägi õiguskaitseorganite õiguspärasest ja õigusriigile omasest käitumisest, vaid me räägime protsessidest, millel on kahtlemata poliitiline dimensioon. Ja nüüd tagantjärgi selgub, et need protsessid, mis on suure käraga algatatud, on kohtus tunnistatud ju põhimõtteliselt kõlbmatuks. Prokuratuur on ise sattunud kriitika alla, aga see ei muuda ju ära seda reaalsust, mis omal ajal siis aastal 2021 jaanuaris tõi kaasa Jüri Ratase teise valitsuse, selle niinimetatud EKREIKE valitsuse lagunemise, Ratase tagasiastumise ja mis veel nagu meie seisukohalt vaadates kõige tähtsam, järgmisel päeval oleks ju pidanud parlamendis toimuma hääletus abielureferendumi toimumise üle. Ja see samm menetlustoimingutega avalikult välja tulla tõigi ju kaasa valitsuskriisi, valitsuse lagunemise, mis omakorda siis tähendas ka selle referendumi hääletuse parlamendis siis referendumi hääletuse ärajäämise. Nii et isegi kui nüüd kohus ütleb, et tegelikult või siis ka süüdistatava advokaat ütleb, et tõendeid on täiesti teadlikult ignoreeritud, on loodud mingisugune kunstlik narratiiv, uurimisorganid on tuginenud pelgalt oletustele ja mitte tõenditele, siis see ei too ju tagasi ei tollast valitsust ja see loomulikult ei too enam tagasi seda abielureferendumi ettepanekut, mida tollane valitsus siis oli kokku leppinud, tollane koalitsioon oli omavahel kokku leppinud. Nii et me näeme siin, kuidas süvariik on selles mõttes ju ikkagi oma eesmärgi saavutanud. Ja kui nüüd hakatakse ka esitama küsimusi prokuratuuri meetodite kohta, prokuratuuri tegevuse õiguspärasuse kohta, siis on siin ju olnud ka mitmed varasemad juhtumid, kas või näiteks Parvel Pruunsilla ja Priit Humala kaasus, et ka seal on tulnud täpselt seesama käekiri, seesama muster välja, siis loomulikult poliitilist olukorda see tagasi ei pööra ja see ei too ka mitte mingisugust vastutust, tundub mulle, kaasa prokuratuuri või siis ka kaitsepolitsei ameti inimestele. Kui meenutada siin politseijuht Elmar Vaheri kaasust, ja see on inimene, kelle suhtes mul väga suurt sümpaatiat küll ei ole tänu tema rollile koroona ajal, aga ta sattus ise hiljem, nüüd nagu kohtus on välja tulnud, ka täiesti ebaõiglase kohtlemise ohvriks ja kui tuli lõplikult õigeks mõistev otsus tema suhtes, siis Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ohkas ja ütles, et nüüd on õigusrahu saavutatud. Vot nüüd on jah rahu saavutatud peale kõiki neid aastaid. Kersti Krachti solgutati 5 aastat läbi kohtuastmete, läbi kogu selle menetluse jooksul, rääkimata sellest, et oli rohkem kui kuu aega sisuliselt üksikvangistuses. Seda nimetada vangistuseks ilmselt, aga ta oli siis nii-öelda eeluurimise all, ta ei tohtinud välismaailmaga suhelda ja nagu ta ise vist sinuga tehtud saates ütles, et tal ei olnud isegi mitte süüdistust esitatud, vaid jutt oli kahtlustusest ja siis see kahtlustatav
pannakse rohkem kui kuuks ajaks kinni ilma võimaluseta suhelda välismaailmaga. Et see on lausa erakordne võimu näitamine ja erakordne kohtlemine. Et meil pedofiilid jalutavad kohtust vabadusse, nendega nagu ei tehta midagi, aga siis teatud vajalikel hetkedel süvariik kasutab oma võimu täiel määral. Ja nagu pärast selgub, täiesti põhjendamatult, täiesti meelevaldselt. Nii et süvariik on tegelikult suvariik. Tegemist ei ole õiguskaitseorganitega, kuigi jah, süvariigiks võiks ju nimetada neid, nagu me ühes varasemas saates oleme rääkinud, et süvariigiks saab nimetada neid riigivõimu osana toimivaid, ent salajasi ja volitamata võimuvõrgustikke, mis tegutsevad sõltumatult demokraatlikust poliitilisest juhtimisest, millel on oma enda tegevuskava ja oma enda eesmärgid. Nii et antud juhul me võime küsida, et mis siis olid need süvariigi eesmärgid ja kes on ikkagi olnud see isik, kes kogu seda protsessi juhtis. Mul on jäänud tollasest ühest usutlusest meelde, kas see oli nüüd tollase peaprokuröri Parmasega või kellegi teisega, aga et konkreetselt nüüd selle Porto Franco juhtumi puhul initsiatiiv tuli Kaitsepolitseiametist. Ja Kaitsepolitseiameti peadirektor oli tollal Arnold Sinisalu, mis siis tähendab seda, et kui me hakkame rääkima kellegi vastutusest, siis me peaksime härra Sinisalu käest üht ja teist küsima hakkama. Ja loomulikult prokuratuuris on omad inimesed, kes on neid asju algatanud, kes on neid menetlustoiminguid teinud või teha lasknud ja kes peavad ka vastutust kandma. Aga mis on tegelikult meie vabariigis väga kurb asi, et mingisugust maksumaksjale tekitatud kahju ei pea tavaliselt ju need inimesed hüvitama. Jällegi, kui vaadata, mida siin Oliver Nääs on ütelnud, et tema hinnangul siin on ainuüksi kaitsetasusid, erinevad kohtud süüdistatavate kasuks välja mõistnud üle 500 000 euro, üle 500 000 euro. Ja sellele tuleks juurde liita uurimisasutuste, prokuratuuri ja 2 kohtuastme ametnike tööressurss, kes on olnud siis sellesse protsessi ja menetlusse kaasatud. Ja ta ütleb, et ma arvan, et me kokku räägime siin ikka tegelikult miljonitest eurodest. Miljonitest eurodest. Ehk siis see meie vana tõdemus, et riigil on sinu kui kodaniku vastu, kui ta otsustab sind menetleda, kui süvariik otsustab sind menetleda, siis tal on põhimõtteliselt piiramatud ressursid. Selles mõttes piiramatud, et kui need on pandud kõrvuti inimese üksikkodaniku ressurssidega, kellel võib-olla ei ole suurt midagi isegi advokaadi tasuks välja panna, et siis need on ikkagi piiramatud ressursid. Ja sellises olukorras peaks ju ka keegi vastutama, varaliselt vastutama või siis ka vastutama vabaduskaotusega näiteks. Et mina tahaks küll näha, et riigiprokurör Taavi Pern saaks võetud vastutusele, kui tema on seda protsessi juhtinud ja suunanud ja kui nüüd tuleb välja, et prokuratuur on täiesti teadlikult ignoreerinud süüdistatavaid õigustavad tõendeid ja et prokuratuur on loonud sellise narratiivi, mis tugineb pelgalt oletustele, mitte tõenditele, tegelikult see on elementaarse kriminaalprotsessi aluspõhimõtetega juristi vastuolus, seda peaks ju iga algaja jurist teadma, isegi kui mina seda mitte juristina tean. Nii et sellest kohtuotsusest tõusetuvad väga erinevad küsimused. Eks me näe, kas see kaevatakse edasi, kas Riigikohus võtab menetlusse, juhul kui edasi kaevatakse. Aga me peame siin kindlasti küsima esiteks, et kuidas me nüüd selle süvariigi ja suvariigi kontrolli alla saame ja teiseks, kes hakkab vastutama, kes hakkab maksma.
vähemasti tuleviku seisukohalt on oluline neid küsimusi esitada, isegi kui antud juhul Kersti Kracht isiklikult ja teised seal need protsessi osalised ei saa enam tagasi oma tervist, oma kulusid, ei saa võib-olla isegi enam mingi aegumise tõttu võtta neid laimuartikleid vastutusele, et seal vist oli juttu, et 3 aastat on see tähtaeg, kui aegub ära, aga kui protsess ise kestab 5 aastat ja sind lõpuks õigeks mõistetakse, siis sul enam ei ole kuhugi kahjutasudega pöörduda. Nii et see on täiesti uskumatu olukord tegelikult. No see on uskumatu olukord ja kui sa küsid, et kes hakkab maksma, siis ma ilmselt võin juba sulle lahutuseks vastuse ka anda, maksja hakkab maksma. Meie hakkame maksma. Rohke Debelaki tsiteerides ja parafraseerides pidi see maksumaksja olema üks selline keskealine mees Nõmmelt. Nii et see maksumaksja hakkab siis kõike seda asja ilusti kinni maksma. Et niimoodi see asi on käinud kogu aeg ja niimoodi see asi ilmselt läheb ka edasi, kui nüüd ei tehta mingisuguseid väga tõsiseid järelmeid sellest kaasusest, aga mitte ainult sellest. Sellepärast, et see Kersti Krachti kaasus ei ole ju mingisugune isoleeritud kaasus, vaid see on ainult üks peatükk väga paljudest episoodidest, mida me oleme siin hiljuti näinud. No me oleme kommenteerinud ka nendes saadetes Parvel Pruunsilla juhtumit, kus tema ERMi korruptsiooni kahtlustus ja süüdistus võeti ette kapo poolt põhimõtteliselt selleks, et õngitseda välja lihtsalt tema enda kirjavahetus ja saada kätte tema arvuti ning saada kätte põhimõtteliselt jälitusluba. Aga siis me räägime siin 9-aastasest protsessist, mille pidi Kajar Lember läbi tegema, kus siis sõelale jäi põhimõtteliselt nii-öelda selline 9-eurone või 8-eurone väidetavalt korruptiivne juukselõikus. Ning me räägime tegelikult mingisugustest nagu tervest ridadest protsessidest, mis siin nüüd olnud, et need on ühed sellised kõige tähelepanuväärsemad protsessid siin. Aga terve rida on neid juhtumeid, kus prokuratuur ja kapo on tõestanud ennast põhimõtteliselt sellise nii-öelda narratiivi loome meistritena, kes tulevad ja loovad narratiivi, esitavad inimesele kahtlustuse. Ja kuna meil ei ole ju tegelikult mingisugust piirangut, et kui palju see kriminaalprotsess ja uurimine võib siis nüüd kesta, siis meil on nagu olukord seda, et inimesi veetakse aastaid läbi kohtute ja nad peavad aastad olema selles teadmises, et neid võidakse kriminaalkorras süüdi mõista, olukorras, kus teisel pool tõepoolest on prokuratuur ja kapo, kellel on põhimõtteliselt piiramatud ressursid meie tingimustes sinu kodaniku vastu kohtus käia ja protsesse algatada. Ja mis mind nagu kõige võib-olla tõsisemalt lõi selles kaasuses oli see, et kui Kersti Kracht käis minu intervjuus Objektiivis, soovitan seda ka kuulata, see on objektiiv.ee lehel ilusti kuulata, vaadata see intervjuu. Siis ta rääkis ju sellest, et talle ei esitatud ju alustuseks üleüldse mittegi süüdistust, vaid nagu sa mainisid, see kahtlustus, ta võeti vahi alla, nii nagu Joosef K. romaanis Protsess, ilma et ta midagi kurja oleks teinud ühel hommikul. Ja siis põhimõtteliselt hakkab see prokuratuur uurima ja algatab protsessi kahtlustuste pinnalt. Ja Kersti Kracht tõi nagu näiteks selle, et kui me vaatame, kuidas nagu nõukogude ajal oli prokuratuuri ja kriminaalprotsessi nii-öelda läbiviimine välja nägi, siis seal on nagu väga selged kriteeriumid, mis on kriminaalkuritegu ja see tuleb ennem täide viia, kui alustatakse protsessi. Et meil on nüüd algatatud nagu terve rida mingeid protsesse,
kahtlustuste pinnalt ja mitte selle pinnalt, kas inimesed on reaalselt need täide viinud või mitte. Et kahtlustatakse, kas kogu selle protsessi ajal või järelkuulamise või pealtkuulamise käigus seda, et ilmselt viiakse täide mingisugune kriminaalkuritegu. Ja see on nüüd juba põhimõtteliselt täiesti totalitaristlik selline projekt, et võetakse ette inimesed juba kahtlustuse baasil. Mitte selle baasil, kas nad on konkreetselt selle kriminaalkuriteo täide viinud või mitte, vaid kahtlustatakse, nad võivad selle kriminaalkuriteo täide viia. Ja see on nüüd täielikult õigusriigi vastane totalitaristlik diktaatorlik selline suhtumine üleüldse kodanikku, mis siin prokuratuuri ja kapo esituses on viimasel ajal meile etendatud. Ja see meenutab mingisuguseid selliseid düstoopia filme nagu Minority Report, kus politsei ülesandeks on selliste nagu meediumite abil näha, kes hakkab tegema ja läbi viima kriminaalkuritegu ja kes mitte. Kui hakkab viima kriminaalkuritegu, siis tullakse ja sekkutakse sinna. Et see meenutab sellist ulmet, mis siin Eesti Vabariigis on. Aga kui vaadata, mida Taavi Pern on nüüd öelnud selle protsessi kohta, siis tegelikult me võime ütelda, et meil ei ole ju kogu selle protsessi osas Taavi Pern ja prokuratuur andnud mingisuguseidki substantsiaalseid ja asjasse puutuvaid nii-öelda kommentaare, kommenteerinud seda kohtuotsust, et miks selline protsess üldse ette võeti. Et Taavi Pern ERR-ile antud usutluses ütleb lihtsalt niimoodi plafoonselt, et ta ei nõustu kohtuga, et prokuratuur esitas oma tõendeid ikkagi asjatundlikult ja eriti huvitav kogu selle asja juures on see, et riigiprokurör Taavi Pern ütleb, et prokuratuur ei saa mingil viisil mõjutada valitsuse otsuseid ega Riigikogu tööd ja seega prokuratuur ei sekkunud riigi juhtimisse. Ja siin tegelikult riigiprokurör Taavi Pern on võtnud positsiooni umbes samasuguse nagu ükskõik milline valetav Reformierakonna või koalitsioonipoliitik. Ta on lihtsalt tulnud Eesti avalikkuse ette ja valetanud Eesti avalikkusele näkku. Sest me kõik teame, iga elementaarse mõistusega inimene teab, et prokuratuur saab mõjutada valitsuse otsuseid ja Riigikogu tööd ja sekkuda sellesse väga lihtsalte vahenditega, algatada neid samu väljamõeldud protsesse, kas ühe erakonna või nendega seotud inimeste suhtes, eelkõige nende erakondade suhtes, mida peavool ei näe, nii-öelda omaenda erakondadena, mis töötavad peavoolupoliitikale ühel või teisel tasandil vastu, algatada neid protsesse, viia need protsessid avalikkuse ette, öelda, et meil on kriminaalkahtlustus ja võib-olla isegi produtseerida sealt mingisugune süüdistus, paisata need protsessid, nii nagu Kersti Krachti protsess meediasse, ütelda, et meil on siin väga tõsiselt juba kahtlustus olemas selle inimese seotuse kohta ja mida teha, kalkuleerida nii-öelda keskmise lugeja, keskmise inimese Eesti vanasõnade baasil olevale elutarkusele, mis siis ütlevad seda, et ega õige hõlma ikka keegi ei hakka ja kus suitsu seal tuld ka. Ja kui juba kedagi kahtlustatakse kriminaalkuriteos, no ju ta siis ikka on ja selle abil loomulikult ruineerida inimeste karjääre, ruineerida näiteks ka mõningaid erakondi, kui vaja oleks, kuni sinnamaani välja, et erakonnad peavad tasuma selliseid trahve või ka siis viima läbi
vedama ennast läbi Eesti kohtuinstantside ja tegema seda sadade ja sadade tuhandete eurodega niimoodi, et nad lähevad lihtsalt ühel või teisel viisil pankrotti või nende tegevus aeglustub. Nii et siin on nagu terve plejaad juba vahendeid, millega saab prokuratuur otseselt poliitikasse sekkuda ja väita seda, et prokuratuur ei saa mingil viisil mõjutada valitsust. No see on ka juba faktuaalselt ümber lükatud, sellepärast et just selle sama Kersti Krachti, Hillar Tederi ja Tamme protsessi puhul, millest siis üks teine protsess muuseas Keskerakonna ja Tederi ja Porto Franco osas eraldati hiljem, aga selle protsessi terviksüüdistuste baasil ju Ratase teine valitsus jaanuari alguses 2021 ka kukkus. Nii et prokuratuur on andnud siin juba konkreetse näite, et poliitikasse võib sekkuda ja valitsust võidakse kukutada. Nii et see lausvalelikkus, millega Taavi Pern on esinenud Eesti avalikkuse ees, see on tõepoolest täpselt sama liiki nagu Jürgen Ligi või mõne teise ministri valelikkus, kui ta tuleb Riigikogu pulti ja ütleb seda, et automaks on tehtud selleks, et kliimakatastroofi ja kliima soojenemist ära hoida. Ei, me kõik teame seda, et automaks on tehtud selleks, et Eesti riigikassat täita sealt ja kus veel vähegi saab. Olukorras, kus Eesti annab sadu miljoneid Ukrainale. Me kõik teame seda asja. Nii. Ja igasugune jutt mingisugusest kliimakatastroofist ja vaestest hispaanlastest, kes suvel kannatavad ja kellel vett pole, nii nagu Jürgen Ligi on ka seda välja öelnud, see on lihtsalt bluffimine ja otsene selge valetamine. Ja see ongi üks tasand, mis Eesti poliitikas on minu arvates täiesti nagu ära kadunud ja ma ütlen, et progressiivselt ära kadunud. On selline kartus vale ees, et valetamisest ja täiesti avalikult inimestele näkku valetamisest on nii poliitikas, aga nüüd ka siis Taavi Perni juhtumis siin prokuratuuri avalike suhete osalt on saanud modus operandi, millega tullakse avalikkuse ette, millega ei häbeneta enam esineda avalikkuse ees, täiesti tefloni näoga väita seda, et väita reaalsusele vastupidist, teades tegelikult, et paljud inimesed saavad aru, et valetatakse ja ühiskonna positsioon või selline, kuidas öelda, suhtumine sellesse on samuti väga problemaatiline, et lastakse läbi sellised otsesed näkku valetamised ja ei küsita, ei tehta nagu kategoorilist vahet nii-öelda arutelu all olevate küsimuste vahel ja täiesti plafoonse sellise jultunud rasvase limase vale vahel, millega ei ole võimalik üldse diskussiooni asuda. No on olemas erinevad positsioonid, millega me võime hakata diskuteerida, aga selline vale, otseselt ühiskonnale näkku valetamine ei peaks olema ei meediaveergudel, ei toimetajate ja meedia inimeste hinnangutel, ei kommentaariumi, ei ühiskonna terviku suhtes üleüldse aktsepteeritav. Et sellise väitega välja tulemine peaks tähendama Taavi Pernile ei millegi muuga, ei resulteerima põhimõtteliselt Taavi Perni ametist lahkumisega. Peaks võrduma sellise väite välja toomine. Ja siin nüüd tuleb see küsimus vastutusest, et loomulikult kui meie konservatiividena oleme seda küsimust küsinud siin, ma ei tea, 10 aastat juba rohkemgi, et huvitav, kes Eesti ühiskonnas ka vastutab. Siis see on jäänud selliseks retooriliseks küsimuseks ja juba nagu peaaegu selliseks koomiliseks hüüdeks ausalt öeldes, sellepärast et me kõik teame, et Eesti ühiskonnas nendes seltskondades, nendes süvariiklikes seltskondades, prokuratuuris ja igal pool mujal ei vastuta mitte keegi. Ja see on üks tasand, millega ühiskond justkui oleks leppinud,
tänasel. Maksumaksja, see müütiline maksumaksja, ehk siis meie kõik, teie head raadiokuulajad, me kõik maksame selle protsessi kinni, me neelame, kas neelame, see on hea küsimus niimoodi, kas me neelame selle olukorra alla, et prokuratuur tuleb ja mõjutab Eesti poliitikat selliste väljamõeldud protsessidega, saades kohtus põhimõtteliselt hävitava hinnangu osaliseks. Kas me nõustume sellega ühiskonnana? Ja minule tundub, et praegu me oleme nõustunud ühiskonnana, et me oleme lastnud läbi sellistel valetajatel, et me oleme kuidagi tervikuna ühiskonna nagu arvamusplatsil lastnud need valed läbi. Ja see on nüüd küsimus, millega tegelikult peab kogu Eesti avalikkus esitama omale. Et miks lastakse sellised otsesed valed, kõiki intellekti solvavad valed, nii nagu Taavi Pern on siin esitanud läbi. Ja miks ei võeta nendes küsimustes vastutust? Ja seda vastutust tuleb loomulikult nõuda sellise julma järjepidevusega, et need, kes on vastutanud selliste jamade eest, nagu siin Taavi Pern ja prokuratuur ja kapo selle Kersti Krachti protsessi puhul, näidates sellist süvariiklikku diktaatorlikku aspekti kogu selle asja juures väljamõeldistega esinenud, siis nende kohal tuleb nõuda tsiviilkontrolli ja tuleb nõuda pidevalt kogu aeg ka vastutust. Mulle tundub, et see tuima panemine, sirge näoga tuima panemine, nagu öeldakse, on mingisugune põlvkondlik nähtus ja laiemalt loomulikult kogu meie ajastule omane nähtus, kus ei ole enam kindlaid tõdesid, kindlaid moraalipõhimõtteid ja kus arvatakse, et võibki inimestele ükskõik mida rääkida. Et tähtis ei ole, mida sa räägid, vaid kui sa räägid seda nii-öelda ausa näoga, ehk siis silmagi pilgutamata, valetad, vassid, luuletad, et siis on kõik korras. Mis tähendab, et sõnadel ei olegi siis enam tähtsust. Et sõnade vool on muutunud tähendusetuks ja tegelikult need varjavad siis tegelikke kavatsusi ja tegelikke eesmärke avalikkusele midagi nii-öelda rahustuseks öeldakse. See on poliitikute hulgas levinud, kes võivad sulle, minu meelest Kristen Michal on selline hea näide, loomulikult ka Kaja Kallas, aga mitte ainult nemad, paljud teised poliitikud võivad täiesti osaleda tuimapanemise maailmameistrivõistlustel ja panna seal kohad kinni ka. See on prokuratuuris, see on politseis, küllap ka kaitsepolitseiametis, nemad annavad vähem intervjuusid, on vähem nagu avalikkuse ees. Aga ma pean ütlema, et see on kirikus ka. Ja see on kindlasti teistes ühiskondlikes institutsioonides ka nii. Vähemasti teatud inimeste teatud tüpaaži puhul. Nii et see on nagu palju laiem probleem kui see, millest me täna räägime. Aga mul tuli siin vahepeal mõte, et tegelikult Kaitsepolitseiamet ja prokuratuur, võib-olla ka PPA tuleks edaspidi defineerida loomeliitudena. Sest nad tegelevad sellise loomingulise tegevusega, nagu siin Oliver Nääs ütles, et nad loovad süüdistuse narratiivi, nad tuginevad oletustele, mitte tõenditele, nad näitavad tõendeid hoopis teises nii-öelda loomingulises valguses, nii et siis võiks anda ju neile auväärse koha loomeliitude pleenumil, kui sellist sümboolset terminit kasutada, et kirjanike liiduga ühte majja ja mis need muud loomeliidud veel kõik siin on. Muusikud ja kultuuriinimesed, need miks mitte, Kaitsepolitseiamet ja prokuratuur võiksid ka ilmselgelt kuuluda kultuurirahva hulka ja võib-olla siis tuleks nad üldse Kultuuriministeeriumi alla viia ja rahastada seal neid loomeliitudele mõeldud rahastuse abil. Aga mis on... Sellest muuseas väga hea variant, sellepärast, et kultuurirahastus teatavasti Eestis on suhteliselt väike, nii et sellega saaks tegelikult piirata ka kapo ja prokuratuuri võimu. Et väga hea idee iseenesest. Ma kardan, et
et siis juhtub nii, et noh, vaesele teatrirahvale ja raamatukogu hoidjatele ei jää sedagi, et need vähesed kultuuriressursid lähevadki siis kapo ja prokuratuuri ülalpidamiseks. Aga teine asi, mis on ka sellest protsessist läbi käinud, mida minu meelest Kersti Kracht mainis sinu tehtud juhitud intervjuus, ta rääkis talumiskohustusesest. See sõna tuli mulle pähe, kui sa mainisid ennist Kajar Lemberit, tema 9 või ma ei tea, 8 eurost juukselõikust ja siis kogu seda lausa 10 pikkust menetlust. Et lõpptulemusena siis inimesel on talumiskohustus, kui erinevad üsna heldelt rahastatud riigiasutused tegelevad selle inimesega, siis temal on talumiskohustus. Pannakse ta üksikvangistusse, kuulatakse pealt, võetakse tema meilid, tema kirjavahetus, tema telefonikõned ette ja neid siis ei saa lugeda mitte ainult pärast kohtutoimikust, eks ole, kus siis kõik hakkavad lugema ja uurima, et kui mingi selline tähtsam protsess, mille vastu avalikkus huvi tunneb, vaid sinu eravestlusi, sinu erakirjavahetust lekitatakse meediasse, eriti me näeme siin, kuidas selle süvariigi partneriks on Ekspress Grupi väljaanded, Eesti Ekspress, portaal Delfi. Nemad on kuidagi väga informeeritud, loomulikult neile edastatakse need materjalid, nad saavad loo õiges kastmes esitada, teha suured pealkirjad, nii et tuleb välja, et õiguskaitseorganid jutumärkides ise ei peagi oma käsi määrima, vaid nad annavad siis selle info või lekitavad selle info nii-öelda leheneegritele, kes siis teevad sellest skandaalse loo, nii et kogu ilm, kogu Eesti avalikkus saab lugeda sinu mingisugust mahlakast vestlust oma kas äripartneriga või sõbraga või poliitikuga, mis on eriti skandaalne. See on väga suur õiguste riive. Kui me võtame ette Eesti põhiseaduse, paragrahv 43 ütleb, ma tsiteerin, igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib teha kohtu loal kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe välja selgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras. Tsitaadi lõpp. Need erandeid võib siis teha kohtu loal ja nüüd pangem tähele, Oliver Nääs minu meelest rääkis ju ka sellest, et ühel juhul selles protsessis seal ühe osalise vastu kapo isegi ei läinud kohtusse seda luba küsima, vaid ta pöördus siis Tele2 poole ja nõudis välja, oli see nüüd inimese kirjavahetus või mis iganes sealt siis internetist läbi käis, ilma igasuguse kohtu loata üherealise kirja alusel. Nii et see on niivõrd ränk põhiõiguste riive, et sellise käitumise kohta ma tahaks ka näha ja kuulda hinnanguid. Et see ei ole lihtsalt nii, et ühte inimest on menetletud või mingid hulka inimesi on menetletud siin 5 aastat, 6 aastat, 10 aastat, mõnda vähem, vaid ja siis nagu pärast selgub, et täiesti meelevaldselt konstrueeritud süüdistuse ja tõendite alusel, aga riivatakse ju ka sinu õigust privaatsusele. Sinu vestlused, sinu mõtted, sinu väljaütlemised laotatakse kogu avalikkuse ette eesmärgiga sind kahjustada. Mitte ainult seda protsessi kuidagi siis õigustada või mingit avalikkuse sellist poolehoidu saavutada, vaid see tähendab ju ka otseselt sinu hävitamist poliitikuna, äriinimesena, lihtsalt isikuna, kui sinu eravestlused ja erakirjad tuuakse lekitamise abil või siis ka kohtutoimikusse panemise kaudu. Ka see on, muideks ka seda aspekti seal ju kritiseeriti, et toimikusse pannakse igasuguseid asju, mis ei
olegi seotud selle protsessiga. Et ka see on üks kivi prokuratuuri, järjekordne kivi prokuratuuri kapsaaeda, et nad lasevad kohtutoimikusse või kohtumaterjalide hulka, mis siis kohtusse läheb, panna erinevate inimeste, kes on siis kas või kaudseltki seotud erakirjavahetust, erameile, pealt kuulatud kõnesid või väljakirjutusi nendest, nii et avalikkus saab teada palju rohkem informatsiooni, kui eeldaks see kohtuasi iseendast. Nii et, ja see on selline modus operandi meie süvariigil ja suvariigil, et kui on vaja inimest hävitada, kui on vaja inimest naeruvääristada, kui sa oled näiteks opositsioonipoliitik, Kersti Kracht konkreetselt oli siis ju tol hetkel küll rahandusministri nõunik, aga ikkagi tegemist oli EKRE poliitikuga, Martin Helmega, kelle nõunikuks ta oli ja tegelikult oli ju vaja maha võtta see süvariigile ebasobiv valitsus, heita varju EKRE-le, heita varju Martin Helmele, keda samuti on süstemaatiliselt pealt kuulatud, nagu ta ise seda ütleb. Ja selles mõttes tuleb läheneda punkt punktilt kõikidele nendele prokuratuuri võimu kuritarvitamistele ja võimu liialdustele ja suvalisele käitumisele. See kõik tegelikult tuleb võtta ette, mitte lihtsalt üldsõnaliselt mõista hukka, vaid mina tahan näha küll peade veeremist, nii nagu see kõnekäänd on, mida ka Martin Helme on siin küll kohtunike kohta kasutanud varem, aga nüüd vähemasti tuleks seda kasutada pigem prokuratuuri osas ja ka Kaitsepolitseiameti osas. Et selles mõttes meil kas on õigusriik või meil ei ole õigusriiki. Ja kui meil õigusriiki ei ole, siis ma ei tea, kui sellised kodanikud tulevad, kes tõesti siin nagu targutavad selle teemale, et kus suitsu seal tuld, õige hõlma ei hakka keegi, järelikult midagi seal pidi olema taga. Et kui me nagu selle mentaliteedi laseme siin ühiskonnas vohama ja õigustama riigivõimu kuritarvitusi, võimu meelevaldset kasutust, siis tegelikult meil ei ole ju mingit vahet oma idanaabriga, keda me siin nii kangesti peame vastustama. Aga ma tuleksin veel ühe aspekti juurde, mida me juba tegelikult mainisime alguses, et see kohtu otsus on nüüd tõstnud tõepoolest üles ka meie ühiskonna selle küsimuse, et mitte jutt ei ole siis ainult prokuratuuri meelevaldsustest ja võimu kuritarvitamisest kriminaalprotsessi raames, kriminaalmenetluse raames, vaid ka prokuratuuri tegevusest võimu pööramisel. Ma usun, et meil, konservatiividel, oli ju kohe selge, et kui Ratas tagasi astus, kui talle, või ütleme Keskerakonna vastu olid need süüdistused esitatud, kui Kersti Kracht oli arreteeritud 2021. aasta jaanuaris, et tegemist on võimupöördega. Seda on isegi nimetatud riigipöördeks. Sõltub definitsioonist, et kuidas me riigipööret mõistame, aga fakt on see, et see valitsus võeti maha, abielureferendum jäi ära jäi ka palju muud veel, lõppes ju ka tegelikult või katkes e-hääletuse uurimine, mille juurde oli ka enam-vähem kohe jõutamas, et rahvusvahelist auditit tellida e-hääletuse läbi valgustamiseks, ka seda ei tulnud ja kindlasti on seal veel muid asju, mida ma isegi praegu ei oska nimetada. Nii et see ei olnud lihtsalt ühe valitsuse lagunemine, vaid see oli sõna otseses mõttes poliitiline võimupööre. Ja toona peeti meid, peeti konservatiive, peeti EKRE inimesi vandenõu teoreetikuteks või et nad oma, ma ei tea, võimukaotuse tõttu siis räägivad solvunult sellist juttu. Aga nüüd, pangem tähele, 4. mail ilmus ERR-i portaalis vandeadvokaat Silver Reinsaare artikkel,
kus ta siis ütleb, ma tsiteerin, kuigi ma kaugeltki ei poolda EKRE poliitikat, ei ole sellistel asjaoludel paraku täielikult õigustamatu Martin Helme kahtlus, et toimus justiitspööre. Ainuüksi selline kahtlus on parlamentaarses demokraatias vastuvõetamatu. Kokkuvõttes on prokuratuurile täiesti asjakohane püstitada küsimus, kas kriminaalmenetlust kasutati riigis lisaks korruptsioonikahtluse uurimisele ka võimu pööramiseks. Tsitaadi lõpp. Nii et nüüd, pärast 30. aprilli kohtuotsust Kersti Krachti kaasuses on siis hakanud ka mitte EKRE-sse kuuluvad inimesed neid küsimusi esitama. Ja see on tegelikult väga positiivne, et me näeme, et mingisugune pööre on siin avalikkuses praegu toimumas. Üha rohkem inimesi on hakanud küsima, kelle huvides tegelikult prokuratuur ja ka Kaitsepolitseiamet on tegutsenud. Kes on need isikud, kes taolisi operatsioone on kavandanud? Tegelikult on see väga oluline küsimus, sest kui me ei saa täpselt aru, kelle huvides süvariik tegutseb, kui me ei suuda seda asja läbi valgustada, läbi uurida, siis me ei saa väita, et üldse Eestit ei juhita väljaspoolt Eesti riiki. Võib-olla antud juhul ei olnud mingisugust välistellimust, ma ei oska öelda, aga minu toonane tunnetus oli küll, et niipea kui põhimõtteliselt valimiste siis pettuse abil saavutas võimu Joe Biden, kes siis astus ka 21. aasta jaanuaris mõned nädalad hiljem ametisse, toimus võimupööre ka Eestis. Rahvusvaheline süvariik tõenäoliselt tegi koostööd. Anti mingisugused signaalid meie kohalikele inimestele. Kui see olukord tõesti on nii, et meie süvariik on mõjutatav rahvusvahelisest süvariigist, ühel hetkel me võime küsida, et aga äkki hoopis FSB või mingisugune Venemaa eriteenistus tõmbab siin niite. Sest kui meie Eesti riigis ei kontrolli olukorda, siis tõenäoliselt kontrollib seda olukorda keegi teine. Ja me peame saama selgust selles osas. Nii et mina ainult tervitan seda, et nüüd on hakanud ka avalikkus esitama küsimusi, mida naeruvääristati pikki aastaid, mida peeti luuludeks, vandenõuteooriateks, lihtsalt EKRE retoorikaks. Nüüd saavad ka nii-öelda tõsised inimesed aru, et midagi on mäda selles asjas. Ja kuhu ma siit edasi tegelikult läheksin järgmise küsimusega on see, et me peame läbi valgustama samamoodi ka 2023. aasta Riigikogu valimiste protseduurid. Neis ei ole nüüd paraku enam mingeid kohtukaasusi käimas, protsesse käimas ja need tõendid on ka hävitatud, aga ka need küsimused tuleb esitada. Sest kui süvariik tegi riigipöörde või ütleme siis võimupöörde, võttis valitsuse maha 2021. aasta jaanuaris, siis minu veendumuse kohaselt ta tegi seda ka 2023. aasta Riigikogu valimistel, välistades konservatiivide valitsusse pääsemise ja andes mandaadi praegusele koalitsioonile või siis avades tee üliliberaalsetele erakondadele, kes olid ka omakorda oma tegelikke kavatsusi varjanud, valetanud valijatele ja nende tagajärgedega me Eesti ühiskonnana ju elame siiamaani. Kui me kirume olukorda Eesti riigis, näeme kogu seda lagunemist, kõiki neid majanduslikke probleeme ja muid probleeme, siis see on 2021. aasta võimupöörde ja 2023. aasta parlamendi valimiste otsene tagajärg. Need asjad on omavahel seoses. Nii et kui me üldse tahame siin iseseisvat riiki pidada ja seda, et see riik oleks ka natukenegi õiglane, et see oleks õigusriik, et see riik käituks ratsionaalselt, läbipaistvalt ja seisaks oma kodanike huvide eest,
siis me peame selle nimel kõik need ebameeldivad küsimused uuesti lauale panema ja me vajame siin ühte suuremat sorti arutust ja ka ilmselt puhastust. Rääkides süvariigi fenomenist, siis mulle tundub, et vähemalt minu veendumuse või tunde kohaselt on selge, et kogu see süvariigi fenomen ei ole selgitatav pelgalt sellena, et Eesti siseselt on mingisugune seltskond haaranud riigi tuumikorganisatsioonides, eriorganisatsioonides ja õiguskaitseorganisatsioonides võimu, selleks, et omaenda isiklikku võimu näidata, seda hoida ja oma oponente kuidagi vahele võtta ja neid takistada ühiskonnas edasi jõudmaks. Et see ei ole selgitatav ainult sellise Eesti-sisese liikumisega, mida ta ka on loomulikult ühel tasandil, aga mitte lõpptasandil. Ja küll aga tuleb meil nagu vaadata laiemat pilti ja laiem pilt on see, et Eesti on haaranud enda käsutusse põhimõtteliselt rahvusvahelise süvariigi eriosakond Eesti Vabariigis, mis küll võib-olla oma mingisugused madalamatelt astmetelt võib võtta sellise Eesti nii-öelda meelse ja natukene niimoodi sellise nagu toreda niimoodi punnispõskse Tartu poisi kuju niimoodi, kes seal võitleb venelastega ja teeb tööd Eesti niimoodi vabariigi heaks ja nii edasi, võtab vahele siin natukene neid pätte ja agente ja mida iganes. Aga kui vaatame nagu kogu seda pilti tervikuna, siis ka see poliitpööre, justiitspööre, mida siin on mainitud, on ikkagi ette võetud mingisuguses laiemas perspektiivis või vähemalt on siia pandud paika need struktuurid, mis võivad juhtida poliitikat laiemas perspektiivis ja mille eesmärgiks on hoida Eesti poliitiline elu ja Eesti riigi kurss ühel konkreetsel suunal. Ja see suund on väga lihtne, see on selline anglo-ameerikalik suund, et Eesti ei läheks sellelt nii-öelda liitlaspositsioonilt kuhugi mujale. Et sellel anglo-atlantilisel liinil on vaja pidada Baltikum ja Eesti poliitiliselt, ka sisepoliitiliselt sellel kindlal kursil, et omada siin platsdarmi 200 kilomeetrit Peterburist. Kui seda nüüd niimoodi kõige brutaalsemalt ja lihtsamalt siin välja öelda. Ja selleks on vaja Eesti Vabariigis paika panna süvastruktuurid, mis ei lase ka välisel poliitilisel elul areneda mingisugusesse muusse suunda, kui olulistes küsimustes võtta ja joondada riik anglo-atlantilisele teljele. Ja ma leian, et kõik need kaasused siin, Kersti Krachti kaasused ja Parvel Pruunsilla kaasused ja 2021. aasta Ratase teise valitsuse kukkumine ja nõustun sinuga, et ka 2023. aasta valimised on midagi, mis räägivad tegelikult sellest, et see süvariigi Eesti büroo siin, kes tegelikult töötab teistele Eesti välistele jõududele, on pidanud kinni oma enda tegevuspõhimõtetest, pidada Eesti sellel poliitilisel kursil, kus Eesti on olnud. Ehk siis selline selgelt niimoodi NATO, Euroopa Liidu meelne kurss. Et siin võis ju mõelda ka seda, et kui Mart Helme oli rääkinud plaan B-st ammu enne, kui temast sai siseminister, siis ka see rahvusvaheline süvariik võis käsitleda näiteks EKRE-t ja Mart Helmet ja kogu seda nii-öelda konservatiivide seltskonda sellisena, kes võiks hakata kuidagi Eestit nügima mingisuguses muus suunas. Ja et mitte enam asetada Eestit sellele liinile. Ja on täiesti kuidagi
mõeldav see olukord, et selline valitsus võetaksegi maha. Üks nendest väärtusküsimustest oli loomulikult abielu ja abielureferendum, mis täpselt samamoodi on sellisele anglo-sionistlik atlantilisele liinile tegelikult väga oluline küsimus, et kui see läbi ei lähe ja Eesti siin positsioneerib ennast mingisugusele traditsioonilisemale liinile, siis see on jällegi väärtusküsimuste osas midagi, mis tekitab probleeme siin ülejäänud Skandinaaviaga ja ülejäänud Kesk-Euroopaga, ülejäänud Euroopa Liiduga ja see ka tuleb paika panna niimoodi, aga peamine küsimus minu arvast on see, et nende struktuuride eesmärk on hoida Eesti sellel liinil. Et siin võib vastu vaielda ja midagi muud teha, aga mul ei ole seletatav kogu nii-öelda süvariigi kontseptsioon ilma sellise välispoliitilise aspektita. Ja kui me nüüd vaatame seda, et Eesti on põhimõtteliselt selliste struktuuride poolt üle võetud, kes ei tööta Eesti enda huvides või kes küll avaliku arvamuse väljala Stratkomi kaudu küll räägivad sellest õhtul ja hommikul ja hommikusöögi peale ja õhtusöögi otsa, et kuivõrd oluline on nende tegevus just nimelt Eesti huvide kaitsel ja et tegelikult need välishuvid ongi Eesti huvid, siis me saame tegelikult aru, et need ei ole ega pruugi olla üldse Eesti rahva ega Eesti riigi huvid. Ning siin tuleb teha nagu väga, väga olulised järeldused ja Kersti Krachti kaasus ja kõik need erinevad kaasused siin, millest on läbi paistnud põhimõtteliselt. Ikkagi need traagelniidid lähevad tagasi sinna 21. aastasse ka Isamaa protsessi puhul, et olukorras, kus Isamaa võttis üha nagu konservatiivsemaid jooni, ka seal oli ilmselt vaja neutraliseerida Isamaa poliitika või panna sinna teistsugused jõud asemele, et isegi niivõrd peavoolulik partei nagu Isamaa ei hakkaks kuskile mujale kalduma või vähemalt teha selgeks siin Isamaa pearahastajale Parvel Pruunsillale, et tuleb hoida nagu kõvasti madalamat joont siin, et igasuguseid asju siin läbi ei suruta. Et need on küsimused, mille selline, kuidas öelda, joon ulatub palju sügavamale kui ainult Eesti sisene poliitika. Ja kui me hakkame läbi valgustama neid küsimusi, siis ilmselt tuleb hakata läbi valgustama kogu Eesti joondumist sellel geopoliitilisel teljel, mis ei pruugi olla ka üheselt ainult see anglo-atlantiline telg, vaid siin võivad olla oma huvid sees ka Venemaal ja tõepoolest siin võib olla nagu väga mitmeid ja huvitavaid liine, mis sisse läheb, aga ka Eesti valitsuserakondadesse. Aga see võib olla nagu küsimus, mis paljastab meile hoopis teise pildi sellest Eesti praegusest olukorrast, kui see meile sellisena siin paistab niimoodi selliseks, kuidas öelda, naiiv riiklikust printsiibist, et Eestikene on selline riik, mis meie kõigi ees seisab. Et kui me oleme siin rääkinud sellest, et süvariigi vastane võitlus ja süvariigi vastutama panemine on tegelikult võitlus Eesti eest, võitlus Eesti iseseisvuse eest teatavas mõttes, siis on vähemalt minul küll tõsi taga. Et see ei ole mitte midagi muud kui Eesti tagasivõitmine Eesti üle võtnud Eesti ülestelt struktuuridelt ja rahva otsuse õiguse peale surumine põhiseaduse vaimus Eesti riigile sellisel viisil, et need struktuurid ei saa enam läbi viia poliitikaid ja Eesti Vabariigi joondumist, kui rahvas seda ei taha. Ehk siis põhimõtteliselt me räägime uuest vabadusvõitlusest. Ja selle mõttega ma selle saate tahan ka lõpetada. Aitäh sulle, Veiko, kommenteerimast ja rääkimast. Suur tänu kõikidele kuulajatele. Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris ka järgmisel nädalal.
Objektiivi raadio